Tere, mina olen Ando Sinisalu ja ma olen oma elukutselt sisulooja. See tähendab seda, et ma loon ka konverentside ja koolituste sisu ja väga sageli ka modereerin neid, viin neid läbi. Ja selles töös ma pean olema palju laval ja tihti lugema igasugust informatsiooni, päevakava, osalejate küsimusi ja nii edasi mingisuguselt andmekandjalt ja tavapäraselt on see olnud selline väljatrükitud paber, et mul on nagu dirigendi selline noodipult ja ma loen sealt maha ja nüüd ma mõni nädal juba olen kasutanud Samsungi Z Fold 3 ja see on just sellise paraja suurusega selleks, et ta mahub ühte kätte ja samal ajal on see ekraan nagu piisavalt suur, et siit pealt haarab lugema üsna palju suurt hulka teksti. Nii et selles mõttes sellise töö tegemiseks, et sa lavalt pead midagi maha lugema niimoodi, et sul on üks käsi vaba ja sa haarad silmadega kogu teksti, on äärmiselt mugav, sest ta on ka kerge ja väljatrükkide puhul on ka veel see probleem alati, et info läheb vanaks, et trükid hommikul midagi välja, vahepeal on nagu palju muutusi tulnud, sa pead sodima hakkama. Aga nüüd, kui sul on näiteks Google Drive'is dokument, siis sinna saab sisse teha viimase hetke muudatused ja sul on alati siin ekraanil kõige värskem info olemas ja saad seda siit rahulikult vaadata ja ette lugeda. Aku vastupidavusega on üldiselt olnud väga hästi, et ma tegelikult nagu eeldasin, et nii võimsal telefonil aku läheb väga ruttu läbi. Aga tegelikult see nii ei ole ja ma pean ütlema, et selline paar aastat vana, lihtne, tavaline telefon, selle aku saab palju rutem läbi kui sellel uuel telefonil. Ja ma olen seda ausalt öeldes pidanud laadima nii isegi võib öelda üle päeva, mitte lausa iga päev. Ja vahepeal autos sõites jälle pistad autos laadima ja vahel öösel ka, aga üldiselt see aku vastupidavus on üllatavalt hea, et ma ausalt öeldes oleks eeldanud, et see on kehvem. Selle telefoniga käib kaasas ka pliiats, mille nimi on S-Pen ja see on siis hea kasutada juhul, kui sul on kas liiga paksud sõrmed, et sa ei saa hästi sõrmega pihta peenikestele klahvidele, või siis näiteks, kui sa tahad märkmeid teha, et see on mõnes mõttes nagu sarnane sellele, et sa kirjutad märkmikusse pastakaga asju üles, et paljude jaoks selline kirjapanemise viis on kuidagi loomulikum ja lihtsam ja alati ei tahagi klaviatuuril trükkida, et siis on võimalus ka siia kirjutada. Mina ise joonistada ei oska, aga ma olen kuulnud, et inimesed, kes joonistavad, et neil on see hea, et nad saavad ka siia sodida, pilte joonistada ja igasuguseid disaine üles märkida, et seda ma pole veel proovinud, aga võib-olla avaneb seda pliiatsit kasutades ka nagu uudne kunstiarne.